Tere, head sõbrad! Ma ka paari sõnaga juhataks seda kena ekspertarutelu sisse. On hea meel, et meil õnnestus nii väljapaistev inimeste seltskond siia kaasa mõtlema saada. Ma alustan ka laiemast raamist, miks me sellega tegeleme või millisesse konteksti see asetub minu jaoks volikogu ja Tallinna linna vaates. Ja see tegelikult algab negatiivsest märksõnast nimega liigne autostumine. Et me oleme oma kas täiesti teadlikke või teadmatute tegude tulemusena viimase 30 aasta jooksul investeerinud autoteedesse, vastasse infrastruktuuri, ja me oleme saanud seda, millesse me investeerinud oleme, ehk siis selle, et Tallinn on üks Euroopa kõige autostunumaid linnasid. Ja see on halb. See on halb sellepärast, et meie tänane globaalne kliimakriis ei anna meile selleks õigust ega võimalust. Seda on ka tunnistanud Tallinna kliimakava, mis on seadnud aastaks 2030 väga ambitsioonikad eesmärgid heitme vähendamise just nimelt transpordi valdkonnas. Aga tõsi on see, et ilma oluliste muutusteta juba sellel järgmisel, võib-olla veel kõige hiljemalt ülejärgmisel aastal, aastaks 2030 seatud eesmärke saavutada võimalik ei ole, sest need muutused loomulikult võtavad palju aega. Aga lisaks globaalsetele küsimustele on liigne autostumine halb ka kohalikel põhjustel. Ta on tervisele halb ja ma ei mõtle mitte ainult kiiresti kasvavad laste ja mitte ainult laste ülekaalu, vaid on halb ka keskkonna tervise mõttes. On ka lihtsalt toodab ebamugavat ja ebameeldivat linnakeskkonda. Ma täna sõitsin rattaga oma lapsega siit pikki Toompuiestelt, laps oli istme peal taga ja siis tema ei saanud sellest aru, et kui me Toompuiestel olime jõudnud, et minuga enam ei ole mõtet rääkida, sest ma ei kuule teda. Ta on must pool meetrit eemale, ma ei kuule teda, sellepärast, et automüra on lihtsalt niivõrd suur. Ja loomulikult lisaks mainitutele ka küsimus turvalisusest. Et kui me räägime sellest, et meil võiksime siis vähendada liikluses viga saanud või kannatatud inimeste hulka, nullvisioonist räägime, siis tegelikult see küsimus ei ole selles, et kuidas seda teha koos autodega, ehkki see on ka küsimus, kuidas ristmikke siis autode vaates turvaliseks muuta. Et ka siin on tegelikult küsimus selles, et autostumist tervikuna tuleb vähendada. Kokkuvõtvalt samamoodi edasi jätkata võimalik ei ole. No, eksperdid on seda ammu teadnud, linnaelanikud vähehaaval ka hakkavad sinna jõudma, ootused ka linnajuhtimisele sellest tulenevalt on kiiresti muutumas ja ma usun ja mulle tundub, et ka linnajuhtimise tasandil me oleme siiski jõudmas sinna, et see arusaam on ühiselt olemas ja muutused sellest tulenevalt mööda pääsmatud. Nüüd kui inimeste toetusmed, linnavolikogu viis läbi väikse küsitluse inimeste seas, küsisime mõningaid küsimusi sellega seonduvalt, mis puudutab autode kasutamist ja muid asju. See on nüüd hiljuti eelmisel kuul läbi viidud küsitlus ja me peame ütlema, et ülekaalukat toetust või aru saama sellest, et muutused on kiiresti, et meil on vaja kiireid muutusi, veel ei ole. Aga kindlasti on olukord muutunud aastatega paremaks ja arusaama on juurde tulnud. Meil on umbes kolmandik inimesi selle küsitluse andmete põhjal, aga ta enam-vähem ka vastab tegelikult siis muudele uuringu tulemustele, et kolmandik inimesi on selliseid, kes autot igapäevaselt ei kasuta, aga enamik tallinlasi kasutab autot igapäevaselt. Umbes siis 50% selle küsitluse tulemuste järgi. Küll aga kui küsida, et mis siis see alternatiiv on, siis on tihti mõte selles, või jõuab arutelu sinna, aga mis siis keelame autod üldse ära. Ma arvan, et seda ei ole vaja.
Ka mina kasutan autot selleks, et sõita suvilasse või kuskile mujale. Küsimus on sellest, et me kõik tegelikult oleme võimelised kasutama autot vähem, kui me seda täna teeme. Ja me küsisime inimestelt, et kui keeruline oleks neil loobuda auto kasutamisest 2 päeval nädalas, mis vähendaks autode hulka, kui kõik seda teeksid umbes 1/3 võrra. Ja tegelikult peaaegu läksid arvamused siin pooleks ja umbes pool inimestest ütles, et see ei oleks nende jaoks väga keeruline. Ja see on tegelikult, ma arvan, see on positiivse võimaluse koht, kust on võimalik tekitades mugavaid, mõistlikke alternatiivseid liikumisviise tegelikult siis jõuda ka selleni, et need muutused, mis on sisuliselt vajalikud, on ka inimeste poolt toetatud. Ma olen väga seda meelt, et tuleks vältida autoga liiklemise mingisugune moraliseerimist, et see on kuidagi niimoodi moraalselt halb on autoga sõita. Ja seda mitmel põhjusel. Me teame, et Tallinnas on väga palju sundliikumist. Ja sundliikumine on seotud osaliselt loomulikult ka inimeste endi valikutega, aga on seotud ka sellega, et inimeste töökohad, inimeste teenused, mida nad tarbivad, ei ole seal, kuhu on võimalik ilma autota pääseda. Võtame üks hea näide, mida ma tihtipeale näiteks toon, on Pika-Liivasum. Tallinna linn on lubanud, see on siis seal Haabersti järve kohal, Harku valla poole. Tallinna linn on lubanud seal põllud kaunilt, või see on maitse küsimus, täis ehitada siis kortermaju ja mitte ainult, aga seal piirkonnas ei ole ei ühtegi lasteaeda ega ühtegi kooli. Tegelikult lisaks bussile number 4 ei ole seal ausalt öeldes ka korralikku ühistransporti. Ja loomulikult selles olukorras öelda, et need inimesed peaksid sõitma millegi muuga ja nad peaksid auto kasutamist loobuma, ma arvan, ei ole adekvaatne. Et sellest lähtudes pikemaajalisem nägemus, mida linn oma töös peaks aluseks võtma, on see, et me tegelikult suudame tagada näiteks, alustades kas või haridusest, et hariduslikud teenused, mis on kohaliku omavalitsuse üks võtmepädevusi, oleksid tõepoolest inimestele kättesaadavad kodu lähedal, muu hulgas, mitte ainult sellepärast, et see on inimeste õige ja mugav hariduspoliitiliselt, vaid sellepärast, et see vähendab liikuvust autodega sundliikumist, mida me näeme loomulikult kooli vaheaegadel, kui ummikud automaatselt väiksemaks ka muutuvad. Teine küsimus on kahtlemata küsimus turvalisusest. Inimeste turvalisuse tunnetus rattaga sõites on kahtlemata erinev. Mina olen elanud 3 aastat Londonis ja sõitnud seal 2-kordsete busside vahel jalgrattaga, nii et minule ausalt öeldes ka ilma rattateedeta ma saan Tallinnas hakkama. Aga ma tean, et mitte kõigil ei ole selline turvalisuse taju nagu minul, seda esiteks, aga teiseks see ei ole ka mingisugune etalon, et kõige julgemad peaksid, kui kõige julgemad saavad, et siis on hästi, et siis pole vaja midagi teha. Ja mina võtan siin alati näiteks oma lapse. Minu laps on 7-aastane, me sõidame 1. klassis, me sõidame temaga jalgrattaga kooli. Ta sõidab üksinda bussiga, aga üksinda jalgrattaga ma teda lubada ei saa, sellepärast, et sellel teel on 2 ristmikku, kus ta võib saada surma. Ja kui on 2 ristmikku, kus ma kardan, et ta võib saada surma, siis loomulikult ma teda jalgrattaga sinna ei lase. Ma arvan, et üsna mitte väga suure vaevaga on võimalik tagada see, et tegelikult oleks lastel turvaline, ka 7-aastasel lapsel turvaline koolis käia, sealhulgas näiteks küsimus sellest, et liikumise kiirust autoteedel tuleks vähendada. Ka seda me küsisime Eesti Tallinna inimestelt ja 47% inimestest nõustus seisukohaga, et meil võiks asumisisestel teedel kiiruse piirang olla 30 kilomeetrit tunnis ja ma arvan, et selles suunas tuleks samamoodi edasi liikuda. Ja nüüd seega muutus on vajalik ja muutus tuleb. Meil on tegelikult viimastel kuudel Tallinna linnavalitsuses siis ka vastutavad abilinnapead saavad sellest rääkida, käinud väga aktiivne töö selles suunas, et jalgrattaga liikumise võimalusi oluliselt parandada. Meil on selleks aastaks ette nähtud ka märkimisväärsemad lisavahendid selleks, et teha nii ettevalmistustöid kui ka alustada reaalselt uue kvaliteediga taristu ehitamisega. Loomulikult on esimene küsimus sellest, et millisel viisil siis parandada mõningased vead, mis võib-olla
eelmise aasta kiirete lahenduste loomisel sisse lipsasid. Aga pikemas vaates loomulikult küsimus on selles, kuidas luua pikemaajaliselt päriselt uue kvaliteediga jalgrattataristu ja linnaruum selleks, et tõepoolest jalgrattaga liikumine oleks kõigile tallinlastele reaalse, mugava, turvalise alternatiivina olemas. Ja pikemalt sissejuhatuse aega kulutamata ma sooviksin tänada kõiki asjaosalisi, kes täna siia on andnud nõusoleku tulla meiega kaasa mõtlema, nii esinejate kui ka kuulajate poole pealt ja kindlasti ka kõigile neile inimestele, kes viimastel kuudel on vaeva näinud ja töötanud selle nimel, et see rattastrateegia kaunis dokument siiski lähiaastatel ka sellest puhtalt dokumendi staatusest jõuaks ka reaalsete tegudeni. Nii et kena arutelu, aitäh!